kunagi ma mõtlesin, et ongi olemas inimesed nagu vedurid, vagunid ja pidurid. Ma kohe jupp aega mõtlesin, et ongi olemas. Ongi inimesed, kes sobivad äärmiselt nagu veduriteks. Nad asuvad ette otsa, hakkavad juhtima, nende käes on jõud, nende käes on see kõiksus. Siis on need vagunid, mis on täis mingit materjali või mingit asja, ehk siis see tööjõud. Kõik selle huvitava asja nagu ära teeb, mida vedurid nagu välja mõtlevad. Ja siis on olemas terve hulk nagu pidureid. Et kui pidurid ei kontrolliks või kui pidurid ei analüüsiks, siis vedur võib nagu välja mõelda ja vagunid võivad nagu kõik ära teha. Aga kui enne sellele ei tehta analüüsi, siis võib ju see konstruktsioon ikkagi kokku kukkuda või ta ei pea vastu ja teda ei saa ehitada ülesse. Kuid nüüd ma mõtlen, et suures laastus jah, on olemas vedurid, on olemas vagunid ja on olemas pidurid. Sellised inimtüübid. Aga nüüd, kui ma nagu ennast lähemalt ja lähemalt olen hakanud vaatlema, siis ma jõuan selle kohani, et kui sa ütled, et sa oled vedur endale ja pead ennast veduriks, siis suure tõenäosusega sa oled vedur. Kui sa enda mina keeles, enda sees on sul mõte, et ma olen luuser, siis suure tõenäosusega sa oledki luuser. Kui sa enda sees teed otsuse, et see mina olen, ehk see mina, sina annad enda minale tähenduse. Mina olen. Jah, mina olen täna lilla. Minu lilled on täna lillad. Minu kleit on täna lilla. Ja võib-olla mu mõtedki on vähe lillad, aga mina olen, mõttemaailm ongi see, mis loob tegelikult sinu reaalsuse. Seega mina võin ennast mõelda nii veduriks, ma võin ennast mõelda nii vaguniks ja ma võin ennast mõelda ka iseenda piduriks. Suure ringiga jutt jälle lühikeseks, me jõuame taaskord selleni, et sinu päris sina, et kas on olemas ka nagu see päris sina ja siis on see, mida sa nagu mängid, et päris mina ma ei ole nagu vedur, aga ma üritan nagu teeselda, et ma olen vedur. Enesepettus, näilised illusioonid, kujutelmad, pettekujutelmad. Kas ma võin ennast pettekujutelmas kujutada nagu kuningannaks? Kuigi tegelikult ma ei ole nagu kuninganna. Kas te kuusele saate öelda ja näha, et ta on kivi? Kas te kivi vaadates saate nagu öelda, et tegelikult on ta õhupall? Kas te õhupalli vaadates nagu saate aru, et tegelikult selle taga või sees on õun? Vaata, lugu on selles, et kes tahab ja kes vaatab keskendunult, see näeb ära ka tõe. Tõde ei saa varjata, tõde on kõik aeg olemas. Pettekujutelmasid ja illusioone ja muinasjutte saab luua. Neid roosasid prille saab enda ette luua, kuid tõde on kõik aeg praegu nüüd ja samas olemas. Ja see tõde, sinu enda sisemine tõde iseendaga on kogu aeg maailmaga ja universumiga rahulolus ja harmoonias. Niipea, kui sa asud nagu mina olen vedur ja mina asun nüüd tõestama, et ma olen vedur, siis sa oled juba pettekujutelmas.
sest et õun ei pea ju tõestama, et ta on õun. Ega ju, jah? Seega, niipea kui te asute millegi üle nagu võitlema või kinni hoidma või tõestama või võistlema või võitlema, siis te asute pettekujutelmas. Tõde on praegu nüüd ja sama kohe olemas ja kõigile vaatajatele, kes päriselt vaatavad, näevad ka ära tõe. Et kui mina nagu praegu teen simsalabimmi abraktabra ja ütlen, et nende tulpide asemel on siin praegu roosid, siis kui sa soovid uskuda minu muinasjuttu ja soovid ka oma illusioonis roose, siis me koos võime siin vaadata roose, sest me leppisime kokku, et meil on selline mäng, meil on selline teater ja selles mängus on siin roosid. Sellises uhkes, suures, loovas reaalsuses on praegu nüüd ja siin ja kohe kõik olemas. Seega minu võimalik potentsiaal veduriks on olemas. Minu võimalik suur, ilus ja uhke potentsiaal vaguniks on olemas. Ja minu võimalik potentsiaal ja külluslik vorm piduriks on ka olemas. On lihtsalt see, et mida minu kõrgem plaan järgmiseks sammuks soovib teha, selleks ka mina asun. On olemas selline suur plaan, mida me tulime siia maailma nagu tegema. No millegi kuradima pärast sa tulid ju siia maailma sündima. Kõik need hetked, mis loovad sind lähemale sinu suuremale plaanile, on harmoonias ja rahul olevad. Kõik need mõtted ja tegevused, mil sa tunned ebamugavust, sa tunned rahulolematust ja mis ei ole harmoonilised, on sinu suurest plaanist kõrvalekalle. Nii, mina siin praegu oma lillas kleidis ja oma lillade tulpidega ja oma lillas päevas, oma lillade mõtetega tunnen ennast täiesti lillat õnnelikuna, harmoonilisena ja rahulolevana. Kas ikka tunnen? See oli nali. Suur jutt lühikeseks kokkuvõttes, jah, on olemas vagunid, on olemas vedurid, on olemas pidurid ja on olemas sinu see kõrgeim sisemine otsus oma enese tõega. Kui sa oma tõega praegu otsustad olla veduriks, siis sa oledki vedur ja sa suudad kas või 100 vagunit enda taha panna ja läbi poole maakera sõita. Kui sa oled oma sisemises tões väga heaks ja ustavaks vaguniks, ehk siis keegi mõtles idee, aga teie hakkate seda realiseerima, teie teete selle nagu reaalsesse vormi, siis te oletegi üks kuradima hea vagun, mida on kõikidele veduritel väga-väga vaja. Ja kui teie sisemine tõde on see, et on vaja arvutada, on vaja analüüsida, on vaja kontrollida, on vaja väga tugev konstruktsioon ehitada, maja kõige paremaks ülevalhoidmiseks on vundament. Kui sinu sees on see pidur, jutumärkides pidur, see, kes vaatleb, et kõik need ideed ja ideed teostajad paneksid ikkagi nagu selles kõige soodsamas suunas minema ja kõige parematel tingimustel, siis sa oledki pidur. Ja üks kuradima õige pidur õiges kohas, õigel ajal õiget asja tegemas. Ja ehitatakse suuri tugevaid maju tänu sellele, et on olemas pidurid. Sest et alati leidub ideelisi, ehitame maja 1 000 000 korrust. Alati on olemas tööjõudu, ehitajaid. Muidugi ehitame maja 1 000 000 korrust. Aga siis tuleb mängu pidurid. Ehk siis
arhitektid ja instruktorid ja insenerid ja kõik, kes peavad nagu selle 1 000 000 korrust reaalsust tõenäosusesse tooma. Ja siis me saame kokku ainult mitte 1 000 000 korrust, vaid a la 64 korrust näiteks. Aga maja saab ikkagi valmis, saate aru? Kas on võimalik, et ühes ja samas isikus on koos nii vedur, vagun kui pidur, kui kuningas, kui kuninganna, kui jumal, kui elevant portselani poes? Jah, on küll. Kui inimese reaalsustaju ja reaalsusloome on läinud vabade energiate liikumisse, siis seal ongi kõik olemas. Ja ta saab seda kõike praegu nüüd ja siinsamas kohe kasutama hakata ja oma reaalsusesse looma hakata ja seal ringi lendama hakata. Ja nii ongi. Sina ise otsustad, kes sa oled, kus sa oled ja mis sa seal teed.